Teen väikse ülevaate, mida võiks ette valmistada tolleks päevaks, kui teile tuleb 3D mõõdistaja ehk kes tuleb teie hoonet mõõdistama, ehk annan niisugused väiksed nipid ja trikid, mida võiks teha, et kõik läheks tükk maad libedamini ja me saaksime teie objektiga kiiremini siis ära mõõdistatud. Ja alustame siis seest. Nii, järgmiseks hoones sees, mis peaks ette valmistama, on siis, tuleks üle vaadata oma aknad. Tavaliselt tuleks kardinad panna siis akna keskele, samamoodi need õhemad kardinad, sellepärast et laserkiir ei peegelda siit tagasi muidu, et eesmärk oleks kätte saada siis just aknapõsed. Ja mõnikord on ka niimoodi, et kardinad on võib-olla väga pikad, katavad ära ka nurga, ehk tuleks eemale lükata siis kardinad niimoodi, et nurk jääks näha võimalikult ja jääksid näha siis aknapõsed, et projekteerida saaks need ilusasti siis välja joonestada. Nii, järgmiseks, kui me skännime tuleme, siis tuleks avada kõikidel hoonete uksed ja üldiselt, kui ustel on niisugused kõrged lävepakud, nagu tavalistel vanadel majudel on, siis tuleks need ära fikseerida, kas siis suurema kiviga, mingi haluga või siis millegi muuga, et need ei käiks edasi-tagasi lahti, eriti tuulega. Samamoodi, kui ainuke variant on minna pööningule, läbi pööninguluugi tuleks see samamoodi lahti teha ja kuidagi ära fikseerida, vähemalt oleks hetkeks, et kui me sinna üles lähme, et samamoodi tuul ei läheks vastu kaamerat näiteks, nii et ja siseruumide jaoks on meil olemas tavaliselt sellised uksestopperid, mida me saame kasutada, aga niisuguste suurte talumajade uste puhul kahjuks on liialt väiksed, seega oleks vaja siis ära fikseerida ukse. Nüüd tiheasustuses, kui me mõõdame sinu hooneid ja sinu hoone on väga ligidal siis krundi piiri peal, siis sageli juhtub niimoodi, et meil tuleb mõõta ka hoone külge, mis jääb selle piiri peale ja sellisel juhul tuleks rääkida oma naabritega, et nad aru saaksid, et meil tuleks korraks käia nende krundi peal. Ehk siin hetkel on niisugune heinamaa, aga üldiselt linnades ja tiheasustuses tuleb seda kindlasti teha. Nüüd rääkides natuke autodest, ehk kui sul on auto pargitud väga ligidale hoonele, siis me tegelikult peame ümber hoone käima ka oma 3D kaameraga, sellepärast et me tahame peale kätte saada katuse ja sageli on, kui on kitsad õued, siis on autod ees, ehk võimaluse korral palun aja oma auto tänavale. Samamoodi, kui sul on olemas garaaž või siis katusealune näiteks hoone küljes, siis oleks hea, kui ka need saaks sealt välja ajada ja võimalused siis parkida tänavale. Nüüd rääkides inimestest nende objektide peal, siis üldiselt on mida vähem, seda parem. Inimesi välja kodunt ei ole mõtet ajada, aga kui skaneeritakse konkreetses ruumis, ma tahaks, et need oleks inimtühjad, et inimesed ei jookseks sees ringi, lapsed ei jookseks seal sees ringi, samamoodi koduloomad võiksid olla kinni pandud, et nad ei segaks lihtsalt skaneerimist, et seda kiiremini me saame teie hoonega ühele poole. Nüüd rääkides natuke pööningutest, ehk tavaliselt vanadel talumajadel on ka pööningud, kuhu tuleb jõuda, mis tähendab seda, et ma pean sisuliselt sinna käigu vedama, mis tähendab seda, et pööninguluugid tuleks lahti teha, ehk kui see pööninguluuk asub seespool hoonet, siis ma tahaks sinna saada redelit, samamoodi kui ainuke ligipääs on üles pööningule väljas, siis ma tahaks sinna samamoodi saada mingit redelit ja need pööningu suudmed tuleks asjadest peale ära koristada, ehk mul on vaja vedada käik alt üles ja ära siduda need korrused oma vahele.